Alright, City Flash ja Laura Lee ja meil on ilmunud super mega lahe album. Ja mille peal on 19 erinevat lugu, millest kõigest me nüüd tahame teile kiirelt ülevaate teha. Jah, me mõtlesime, et me räägime ära, sest et 14 on nagu ametlikku singlit, mis on vahepeal ilmunud ja siis tegelikult nende 5 aasta jooksul on nii mõndagi juhtunud, midagi toredat, võib-olla äkki mida te ei tea. Ja ma ei tea, me lähmegi kohe alustame siis esimesest loost. Esimene lugu on Don't Leave Me ja see lugu siis ilmus niimoodi, et kui me praegu oleksime 5 aastat tagasi, siis Laura oleks mingi siiamaani. Ta oli ikka päris pisike. Laura oli vist 14, kui sa stuudiost tulid. Ja 15, kui me seda lugu salvestasime. Me tegime tegelikult alguses tegime ju muusikavideo, mida väga vähesed teavad. Võtsime ise ka, me ostsime veel kaamera mingi juhuslikult kellegelt, et me peame selle muusikavideo ära tegema mingi. Ja siis läksime, tegime igal pool, ma ei tea, Pirital käisime Vanalinnas. Siis ostsime määrda mingi tanksaapad, mida ei raske jalast ära võtta. Ja siis me terve päev nüüd kõndisime, kompisime ringi ja siis mõtlesime, et nii äge, et me saime nii ägeda muusikavideo. Ja siis lasime selle kokku panna ja siis tuli Saksamaalt, tuli Kontor Recordsilt, tuli siis vastus, et ei, sellist videot me küll välja lase. Ja siis nad saatsid oma mehed ise siia Tallinnasse muusikavideot filmima, kuhu me siis läksime kuskile nende sinna hotellituppa kohale ja ma võtsin oma selle koti sinna laiali, aga mitte miski ei sobinud mulle selga panna. Me käisime veel pükse ostmas. Ja me läksime poodi, et osta mulle tagi ja püksid ja kõik asjad, sest et minu riided ei sobinud sinna muusikavideosse. Ja me esinesin nendes samades riietes terve mingi esimene 1 või 2 aastat. Aga jaa, väga põnev ja siis meil läks väga kaua aega, kui ilmus teine lugu, sest me ei osanud, tegelikult ma ei osanud isegi mõelda, mis võiks teine lugu olla, sest et kas minna täpselt samasuguse stiiliga edasi või teha midagi muud, siis me otsustasime, et me teeme hoopis midagi muud. Läks peaaegu aasta aega isegi ju. Aga mis sa arvad, mis me moodsime nii kaua? Nagu reaalselt moodsime. Tegime seda ühte laulu aasta. Ei, me tegime Don't Leave Me ka aasta aega ju. Ja siis tuli see Tik-Tiki lugu ja nüüd me pidime tegema ka ägeda video, sest me ei saanud ju sakslasest halvemad olla. Ja siis korjasime kokku ägeda tiimi. United Dream Studio. Ja et tervitasin eile. Ja meil oli seal väga palju, meil oli 2 või 3 päeva võttis aega, et filmida. Ja lisaks meile käisid seal mustkunstnikud, baleriinid, mingid, mis need on, need tulepurskajad ja akrobaadid igastahes, kui te seda muusikavideot vaatate, siis see on tõesti, see on nii maagiline, et see käis mitu aastat järjest võib-olla siiamaani Kidzone'i kanali peal, laste multika kanalil näidata. Tick, tick, time is short, 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 time is short, tick, tick, ticking like we're knocking on the door, and we don't wanna lose our minds. See helitehasest tegime seda ja tõime sinna hästi palju liiva ka veel kohale. No ühesõnaga see Tik-Tik ilmus ka Saksamaa plaadifirmalt ja siis tuli 2 versiooni sellest, mis mõlemad versioonid on siin plaadi peal olemas. Ja siis meil ilmus suvelugu Kriminaal. Kriminaal, kriminaal, ohtlik noormees oleb minu kriminaal. Su kriminaal. Olen paapisse, kellel lendavad pois, keda vaja. Mis on siis cover ühest latino loost ja me tegime sellest oma eestikeelse loo ja kirjutasime Indrek Ventmanile, kes oli kohe nõus. Me tahtsime Indrek Ventmanile kohe. Ja tema oli kohe nõus, teda tihti juhtu ja siis liitus meiega veel Wild Disease, sest et meil oli ka räpparit vaja. Kusjuures võiks kiita ka AG, sest AG kirjutas koos Wild Disease'iga need sõnad sinna ja lege värk, et Kriminaali on praegu üle 1 miljoni vaadatud, nii et jõuab Don't Leave Me'l järgi. Et miks mitte? Ja Kriminaalist on ka meil siin 2 versiooni, nii drum and bass versioon kui tavaversioon ja selle muusikavideo on ka United Dream Studios ja samamoodi siuke hästi suvine. Ta oli siuke lihtne, meil 1-päevane video. Mina ainuke asi, mis ma sellest mäletan, oli see, et mul ei läinud minu riietus üldse selga. Ma mäletan, et ma põletasin oma õlad eest. See oli mega palav päev. Meelis hüppas sinna basseini, ma mäletan. Riietega. Sellest on aftermovie ka tehtud. Ohtlik noormees, olen sinu kriminaal. Kriminaal.
saime tehtud, see oli selle video kõige, kuidas ma ütlen, kõige ettevalmistatavam see osa. See oli kõige pingelim, me tegime seda mingi 5 korda, tegime läbi. Tahaks tänada Tohvikut ja Kirilli, nemad olid ka, on päris paljudes meie videotes kaasa löönud. Aga jah, siis meil läks natukene aega ja mõtlesime, et okei, me peame jälle välismaale tegema midagi ja sündis lugu nimega Dreamin 2018. Seda lugu me käisime Amsterdami Dance Event'il 2 ja siis seal oli selline võimalus, kus sa saad DJ-del ette mängida ja nende arvamust küsida oma lugudest ja meie käisime just siis selle Dreaminiga, aga tollel hetkel ja Home seal ja Home oli ka just järjest. Dreamin on selline lugu, et see peab olema mingi spetsiaalne sellise tantsumuusika kuulaja armastaja, siis ta sulle nagu meeldib. Aga õnneks ta ongi hoopis teistsugune, sellist lugu enam rohkem plaadi peal olegi. Ta ongi selline EDM-ilik. Selle muusikavideo on ka hästi lahe. Siis oli just tohutult külm, kui me filmisime seda järjest vist mingi 22 tundi või midagi, peaaegu terve ööpäeva, ma olin nii väsinud, meil oli nii külm, aga seal on väga palju lahedaid asju, seal on Meelise eratreener käib minu keti küljes kaasas ja siis meil on seal meestantsija kõrgetes kontsakingades. Egert ja mina olen seal öösel mingi, ma ei tea, kell 12 või midagi 1 kraadi soojaga õues vannis ja glitteri vannis ja seal toimub ka väga palju asju. See muusikavideo on tehtud selles samas hoone siis keldris või siis maa-aluses osas, kus praegu pesitseb siis Postimehe maja, Kanal 2 maja, siis ilmus 2019 aastal Home. Ja seda lugu me tegime ka ju mingisugune 2 aastat vähemalt, sest et alguses Laura vokaal olid nii sellised lapselikud ja siis ta nagu, võib-olla seda oli nagu raskem laulda ka ja siis juba, kui me tegime selle loo valmis, siis juba Laura oli nagu küpsel nagu valmis selle laulu jaoks rohkem. Ja osa sellest muusikavideost on ka ju siin filmitud. Üks osa, see oli meil niimoodi dokumentaali stiilis, et seal on natukene seda, kuidas me sätime ennast juuksuris ja teeme meiki ja siis on osa sellest, kuidas me oleme siin stuudios ja valmistume ette ja siis meil on seal photoshoot ja siuke nagu töine artistipäev on seal muusikavideos. Ja siis lõpetab Peetri Tohviku kohvikus pitsat süües. No time, no hate, no run, no fate. I wanna go, I wanna go. Ja mingi lolluse tehes ja siis lõpus Laura läheb bussi peale ja siis sõidab Pärnusse. Ei, Viljandis elasin, siis ma sõitsin Viljandis. Okei, ja. Aga nii hästi oleks sobinud, sest et järgmine lugu plaadi pealt number 6 on Suvel kolin Pärnu. Ja see on taaskord, siis me mõtlesime seda, et teeks nüüd järgmine suvi jälle mingisuguse coveri, mingisugusest sellisest loost, mida Eesti raadiod või üldse ei mängi, aga mis on näiteks Lõuna-Ameerikas ülipopulaarne. Suvel kolin Pärnu, suvel kolin Pärnu. Suvel kolin Pärnu. Võtsin tõlgadel kanda randa ja kui taha kreemi selja peale panna, kuid siis su tibu jätad sinna samma, kuna väike saata mu seljas nagu panda. Ja siis sündiski meil Suvel kolin Pärnu, kus meil oli ka vaja räpparit ja me saime sinna minu kunagise kõige lemmikuma Offi ja kõige parem osa oligi see, et me filmisime selle muusikavideo minu kodus maal hoovi peal ja see Offi kõndis seal minu maja juures ringi ja see oli tõesti nagu unistus oli täidele läinud. Pärast suve me tegime ühe coveri jälle ja minu meelest see cover on väga hea cover ka tänaseni üldse, see sobib nii hästi kogu see jama, mis toimub maailmas. Where is the love? Ja selle muusikavideo on meil lihtsalt vist niimoodi ülevaade esinemistest läbi aegade. Kusjuures see oli kadunud kaadritest, leitud kaadritest, nimelt ma panin sinna need kaadrid, kus Laura esimest korda üldse elu sees läks suurele lavale, kus ta nii et peaaegu et nuttis. Nii et kui te tahate näha seda ka, seda aftermovit või seda videot tähendus, mingi otsige üles City Fresh Laura oli Where is the love? Pablas, kui ta oli 15 lavale.
ja siis tuli jälle suvi ja me mõtlesime, et meil on vaja järjekordselt eestikeelset suvist coverit. Muidugi, ja siis tuligi meil Sul on kõige kaunim kann, kelle jaoks me leidsime sellise toreda Eesti räppari nagu Pennex, et me oleme päris palju Eesti neid räppareid järjest läbi käinud. Ja Pennex sobis sellepärast üliideaalselt, kuna tal oli ka just mingi suvelaul oli vist enne seda nagu enne suvel vist oli ilmunud ülihea lugu. Nii et, aga Sul on kõige kaunim kann Keedu kann tuli sellest, et ma olin seda lugu ka kunagi Slammiga teinud ja siis mõtlesime, et miks mitte, et kui meil on ingliskeelsed lood, eestikeelsed lood, siis see lugu kindlasti on selline, mis inimesed kaasa laulavad ja nad laulavad ka alati kontserdi kaasa. Ja selle muusikavideo oli meil esimene green screeni video, siis, kus on meelega tehtud siuke, no näha on, et siuke naljavideo, et kus me ujume ringi nende madratsitega kuskil, ma ei tea, kus atmosfääris, et see oli minu esimene green screeni kogemus. Suhtepurjesse tuul, patsaanid rivis kui üks karauul, lubavad alla tuua sul kuul. Kuule, aga kas siis läks nagu natukene jälle pikalt aega ja siis meil siis tuli koroona peale ja siis me tegime selle video Paradise'i, mis siis palusime saata inimestel ja meie fännidel lahedaid videosid, mida nad kodus teevad koroona ajal. Ja panime nendest kokku siis oma muusikavideo ja lugu räägibki siis paradiisist ja kõigest sellisest toredast sellisel raskel ajal, mida meil vaja oli. Ei, väga lahe. Mul tuleb kohe meelde, et kõik inimesed korjavad mingeid asju kokku, seal on kusjuures videos on ka nendest mingist osasid asju olemas. Ja siis me otsustasime, et okei, me peame ka ostma igast asju kokku, siis ma ostsin terve suure käru mingisugust mõttetuid asju kokku, mida ma täna ei ostaks, aga väga hea mälestus koroona ajast, esimesest koroona ajast, mis arvatavasti jääb kõigile terveks eluks ajaks meelde ja meie videos ka. Smile is fine. There's no goodbye. Sun is shining over us. Sky is clear. There's no fear. A paradise. Oh, it's nice. We are living a paradise. Ja siis me mõtlesime, et okei, nüüd küsime Sven Lõhmuse käest nõusoleku ja teeme loo Las mina proovin siis ka. Ja me saime selle nõusoleku ja see jõudis pärast ka Reporteri aasta edetabelis 17. kohale vist. Ehk siis oli 20 parima loo hulgas, nii et tantsuversioon ja sellest laulust, see läheb väga-väga rahvale peale alati, kui me sinemas käime, siis nad alati hüppavad ja laulavad kaasa. See on põhimõtteliselt minu lapsepõlve muusika. Selle me muusikavideot ei teinud, aga seda me käisime suht värskelt minu meelest esitlemas poe avamisel ja siis sellest poe avamisest me tegime lahedad pildid seal kuskil, seal oli siuke vana mingi tehnikapood, siis me tegime sealt siuksed lahedad pildid ja panime selle pildi. Ja sealt tuli kaanekas. Ma tajun laulust rütmi, mis elab mu sees. Ta mindus kui endaga kaasa viis ja leian, et see on just õige tee, mis on mõeldud mu jaoks. Natuke aegas mööda, siis me võtsime Kirilli kampa ja ütlesime Kirillile, nüüd on meil vaja jälle üliägedat muusikavideot ja me filmisime seda 2 päeva Rakveres. Ja sellest võttis osa siis Piltbull, kes tollel hetkel siis väga jõhkralt populaarne oli TikTokis. Ja siis me mõtlesime, et meil väga hea sõber Supa, et tema eluunistus oli saada nagu räppariks, mõtlesime, miks mitte siis. Ja nii võtsimegi. Tema õppis räppariks ja see TikToki video on tõesti, ma arvan, kõige mis see sõna nüüd siis on, kõige professionaalsem ja kõige ägedam video tegelikult, mis meil on ja selle protsess oli ka siuke hästi nagu tõesti nagu 2 päevaks filmivõtetele tulnud. Neiu, teil on julget pealehakkamist, aga miks ka mitte noorus, uskenisesse, noh. Tahan tulla sinu hoovi ja siis ma saingi su hoovi ja Mu kuumad tunded ja ei suuda varjata. Ja selle aftermovie on ka täiesti olemas, nii et otsige ülesse. Ja see on ongi vist esimene siuke, ütleme nii-öelda, et originaalne siis eestikeelne laul, et see ei ole otseselt millegi cover. Kuigi me seda mingi TikToki samplit või midagi, me selle kasutasime neid filmisamplit. Ja ma otsisin mingist filmist, mingisugust asja, Eesti filmist ma leidsin selle alguse, Neiu, siis ma mälet, mis filmis see oli, on ju. Siin me oleme.
ja siis see TikToki ma leidsin mingi saksa filmist, mis rääkis mingisugust kelladest ja siis ütles mingi hetk stokk ja siis ma sain TikTok. Ja see on meie originaal eesti lugu. Aga hüppame edasi nüüd õigesse järjekorda. Kui oleks õige järjekord, siis oleks järgmisena tuli välja Reede, mis meil siin plaadi peal on number 13 numbri peal, sest et sobis väga hästi, 13 on nagu väga hea. See tuli puhtalt sellest, et väga kuulus oli see laul It's Friday then, it's Saturday, Sundays ja mitte keegi ei olnud seda Eestis järgi teinud, mis oli täiesti uskumatu. Me mõtlesime, et me peame selle ära tegema ja kuna meil Supa oli juba olemas, kes tahtis ka räppida veel, siis me võtsime Supa uuesti enda kampa, tegime selle Reede kaveri ka ära, mille video me filmisimegi siin sama stuudios, kus võtsid osa terve hunnik inimesi, kaasa arvatud Maribel, kes on nüüd meil täielik uus superstar. Et see oli juba siis järgmine kaver, siis niisugune suvine, nagu meil kombeks on. Ma tean seda, et naabrid pärast olid öelnud, et mingi ilge möll käis siin, kuna sellel majal on siin väiksed õhukesed ruumid, õhukesed seinad. Aga jaa, see Reede läheb väga hästi peale. Mul ei ole vaja jooki, meile olu niigi hea, siin peal saab kooki. Pakutakse igat moosi, kõigil head omad doosid. Aga miks ta meil ei ole õiges järjekorras, ongi see, et me tahtsime, et Reede oleks 13 ja Reede. Ja me tahtsime, et Darkness oleks viimane, sellepärast me nüüd hüppame tagasi. Ja tegelikult ilmus kõige uuem lugu, mis meil praegu tegelikult ilmus nüüd 6 aega tagasi. On tegelikult meil nüüd 12. laul on, siis ma armastan Loserit, mis tuli nüüd täitsa ootamatult. Meil oli tegelikult album kokku enam-vähem pandud, idee oli paigas ja siis kuskilt tuli see, et meil on vaja nüüd üks eestikeelne lugu veel saada sinna peale. Ma mõtlesin seda, et kuna meil oli juba graafikus juba päris palju esinemisi, siis mõtlesin, okei, et me peame veel üllatama, et paneks ühe eestikeelse loo veel, ja ma arvasin, et see Ma armastan Loserit on eestlastel on nii hinges sees, et ja tuleb välja, et ongi, sest et kui me laulame acapellast koos rahvaga, siis kõik laulavad kaasa seda. Ja laulu ajal ka kõik laulavad kaasa. Ja selle video oli meil täiesti nüüd esimesest selle suve esinemisest nii-öelda dokumentaalfilmitud siis koos meie tantsutüdrukutega, kuidas me ette valmistusime Põlva esinemiseks, tegime proove ja siis läksime lavale ja kogu meie see esinemise protsess. Ja meil vedas sellepärast, et Groove Garishil oli võetud väikene majakene Põlvas, mis muidugi neile väga nagu ei meeldinud, sest et nad on ikka harjunud 4 ja 5 tärnis hotellis olema, aga sellegi poolest saime meie ära kasutada võimaluse ja seal filmida ära siis see muusikavideo. Nii et minge vaadake, Ma armastan Loserit, jagage. Täna lisab laika siin, et armastan ma Loserit, alles nüüd ma tean, siin kaotada ei saa. Olin mõtteid mõistnud veel, et takerdun vaid võitesse, alles sinus leidsin õiges sõbra. Tegelikult enne seda Loserit tuli nüüd meie albumil siis nii-öelda see viimane lugu, mille me panime viimaseks sellepärast, et albumi pealkiri on Don't Leave Me in Darkness, et oleks siis algusest lõpuni. Ja Darkness ongi siis see viimane lugu, see on see, mida me laividel teeme, ütleme, et see on meie albumite see ballaad, et siis kõik võtavad oma taskulambid välja ja elavad kaasa, eriti pimedas, see on ikka tõesti. See on alati kohe, kui me selle looga hakkame esinema, siis meil on, ma olin šokis sellepärast, et tüdrukud tegid nii ägeda kava, eriti kui meil on 4 tüdrukut lava peale Laura, siis need 4 tüdrukut on niimoodi ees. Ja siis nad tulevad hästi lahedalt ära niimoodi Laura jääb, siis tuleb sealt niimoodi see on nagu Beyoncé. When the darkness falls and I'm all alone, would you be my guide, help me through the night. If I lose my mind, be my ride or die. Will you stay and fight, help me through the night. Esinemisele tulema, et aru saada. Ja selle muusikavideo on ka meil green screeniga tehtud. Siuke tume, sünge video, kuidas ma käin ringi ja siis meelistan ka seal natukene oma sellises tumedas maskis, et siuke tore siuke green screeni video, natukene tõsisem ja reaalsem siis kui see kanni video. Aga kõik ingliskeelsed lood on meil originaalid, selles mõttes, et hästi paljudel on hästi oluline see, et Veriste laava ainult. Jaa, Veriste laava ainult, jaa, okei. Et umbes, et kas teil on enda lugusid ka või see on nii tüüpiline küsimus, siis jaa, Don't Leave Me on meie sõnad ja meie lugu Tick Tick, Dreaming, Home, Paradise, Darkness.
no ja siis me jõuamegi sinna, et kogu see album on siis nüüd 5 aasta lood. Veider küll, et nagu võiks neid lugusid oleks võinud nagu rohkem olla, aga samas nagu justkui nagu võib-olla ei peakski olema. Et pigem ongi hea, sest me esitame kõiki neid lugusid meie esinemisel. Peaaegu tegelikult Paradise on praegu kuidagi vahelt ära jäänud, aga pole hullu, kunagi see ka tuleb. Ja siis me mõtlesime, et okei, et plaadil on tegelikult ju ruumi veel, et miks mitte ära kasutada veel, paneme 5 lugu veel siia plaadile. Ja siis panime selle Kriminaali trummi ja bassi versiooni, millega me esinemegi. Ja, sellepärast panimegi, et laivi esinemistel meil ei kuule tavaversiooni, vaid kuuleb seda trammi ja bassi ja seda on näha, kuidas inimestele läheb peale. Trammi ja trolli. Trammi ja trolli. Ja siis meie esinemisel ei tee ka Tik-Tiki originaalversiooni, vaid siis Club Editit, ehk siis klubi versiooni, mis läheb väga hästi peale ja mis on kokku miksitud esinemise ajal meil, siis ma miksin laivis Michael Jackson loo sinna sisse. Ja see on väga äge. Ja siis on Meelis 3 lugu, enda lugu. Need on lihtsalt sellised lood, mis ma olen nagu lihtsalt teinud kuidagi, mis ei ole nagu sobinud City Flash ja Laura Liiga, siis nad lihtsalt olid nagu kuidagi, mõtlesin, okei, ma pean lõpuni ära tegema need. Ja siin on selline lugu nagu Fuck the Haters, mis tuli ka Saksamaal välja. Fuck the haters, gonna fuck take you. Siis Message Deleted, see on ka selline hästi rahulik lugu, kui kuulata seda, kulgete mingi päikese tõusu ajal või päikese loojangu ajal, siis panete seda peale, siis tuleb niisugune mingid mõtted, võib-olla tulevad pähe. Ja siis viimane on On the Floor, see ilmus ka Saksamaal. Kui te tahate seda plaati endale saada, siis siin selle plaadi sees tegelikult on niimoodi, et kõik inimesed, kes käivad ja näevad meie kontserdid, kaasa arvatud ürituse korraldajad, kõik on praegu öelnud seda, et me teeme seda jõhkra hingega ja ma päriselt arvan, et siin selle plaadi sees ongi selle 5 aasta nagu hingega tehtud lood nagu peal, sest et selle kallal on väga palju vaeva nähtud. Reaalselt. Nii et võtke meiega ühendust. Kui tahate plaati, kui tahate pühendusega plaati. Lõpp läks nii kurvaks. Ja siis kindlasti tulge meie esinemistele lihtsalt sellepärast, et kuulda neid laivis, näha meie esinemist, aga ka sellepärast, et saada sealt koha pealt ka albumit. Ja, plaate on meil palju. Plaate on meil selles mõttes tegelikult palju ei ole. Üle 400 plaadi on alles. Ja kui te tahate... Esmatrükk, väga paljud need, kes teavad, mis tähendab esmatrükk, siis nemad ütlevad, et esmatrükk on kõige olulisem asi üldse maailmas. Sest see jääb siis kõigile, see on nagu selline, et kui me saame mega kuulsateks, kunagi ei tea, saame mingi mega populaarsateks, siis see plaat läheb väga hinda. Võib-olla saate tonni ühe plaadi eest, võib-olla rohkem. Ja siis jah, nii ongi, tellige meie väga lahe plaat, sest et 19 lugu ootavad sind sinu autos, sinu kodus või sinu vooditekki all. Ja mis veel siis, kui plaati taha tellida, siis tellige meid esinema. Ja me tuleme laulame teile. Ja kui te tahate meid 4 tantsijaga või 2 tantsijaga vahet ole, siis kirjutage sinna, mitu tantsi teil vaja on. Aga kui teil paljudel inimestel ongi see, et pole kuskile CD-plaati panna, vaata, siis tuleb endale alla laadida digitaalselt, nii et alates 1. juulist saab ka igalt poolt Deezerid, Apple'id, iTunesid, Spotify, kõik asjad igalt poolt saate alla laadida. Ja võib-olla kõige parem ongi see, et kui te jagate meie muusikat ja see ongi kõige parem asi, kui te seda teete. Nii et jaga, kuula, tule peole, bänna. Ciao!